Juuli alguses on väikesed koprad nii suureks sirgunud, et on aeg iseseisvalt maailma avastama minna. Loomulikult tähendab see iseseisvus vaid pesaauru vahetuses läheduses liikumist, aga pisikesele kopralapsele on see esimene samm suurde maailma. Päris üksi väikesed koprad muidugi maailma ei avasta, sest kuskil läheduses viibib ka vana loom, kes asjal silma peal hoiab. Oksaräguses kaldavöötmes on väikestel kobrastel enamasti turvaline olla, kui just mõni suur isane saarmas ei juhtu sealkandis olema, kes võib harvadel juhtudel väikeseid kopraid ohustada. Enamasti küll läheduses asuv vanaloom sellel toimuda ei lase.